Ja nüüd me läheme tegelikult loodusesse siit Televisiooni stuudiost välja küll Skype'i vahendusel ja Aivar Ruukeli abiga, aga tere hommikust sinna Soomaale, Aivar. Tere hommikust. No maikuu lõpus 24. siis tähistatakse sellist Euroopa kaitsealade päeva. Eestis neid kaitsealasid ka on ja Soomaa on siis üks nendest. Kas teil eriolukorra ajal on olnud ka natuke nagu laulupidu, nagu seal Viru rabas näiteks, et inimesi on kutsutud loodusesse, nad on ise tahtnud minna ka. Kas Soomaal on olnud näha palju rahvast? Jaa, tegelikult üsna sarnane on see pilt olnud ka meie populaarsematel matkaradadel. Nagu siin minu selja taga, eks ju, teispool Navesti jõge on Riisa raba ja seal on ka selline ilus laudtee Laugastikus. Ja see on olnud ka väga nagu populaarne. Autosid on olnud parkla ikkagi täis. No kui palju inimesed Soomaast teavad, mida seal kaitsta, mida seal vaadata või tullakse sellise valge lehena, noh, juba sõber käis ja sõber käis ja nii huvitav on ja see 5. aastaaeg ja... No ma usun, et selline inimeste nagu tung kõikidele nendele loodusradadele selle viimase 2 kuu jooksul, et eks nende seas on muidugi olnud ka selliseid inimesi, kes võib-olla ei ole muidu harjunudki looduses käima ja et see on olnud nagu alternatiiv kaubanduskeskustes tunglemisele. Kas tuleb siis inimestele ikkagi selgitada, et mis see Soomaa on ja mida seal vaadata ja mida tähele panna? No mingi eeltöö ikkagi on ju tehtud ja noh, kui ongi võib-olla muidu siin käidud ise nendel avalikel radadel, siis selle 24. mai, mis on siis nüüd nädala pärast pühapäeval, sellel kaitsepäeva tähistamisel just siis selline nagu uus kvaliteet võib-olla, et lisaks sellele, et matkarajad on ju nagunii avatud, noh, loodus on avatud 24/7, et siis lisaks sellele pakutakse siin koostöös just nagu nendele inimestele, kes siis on nõus ka natuke kulutama ja võtma mingi kohalik giid või kohalik piknik, et selliseid eriprogramme, just sellel päeval siis toimuvaid programme. Kas kõige tavalisem küsimus, mida inimesed küsivad, on miks on Soomaal see 5. aastaaeg? Ehk et vett nõnda palju, et tegelikult seal soomaakad ise saavad oma kodutreppi sõita põhimõtteliselt paadikesega? No seda 5. aastaaega ehk siis jõgede üleujutust loomulikult teatakse ja alles eile keegi küsis, et ega seda praegult ei ole ja siis tuleb nagu üllatusena see, et kuna ei ole tegelikult meil ju õiget talve olnud, siis ei ole ka sellist kevadist jääminekut ja lume sulamist, millest sellised kõige suuremad ujutused on tulnud. Aga noh, ega need ujutused meil muidugi on sademete puhul ka muudel aegadel, nii et talvel oli neid ujutusi siin korra kuus. Sellel pehmel ja soojal talvel, jah? Just nimelt, jah. Nii et tegelikult need kliimamuutused võivad meile Soomaa puhul ka näidata hoopis uut Soomaad, ehk et neid üleujutusi selliseid kevadisi suuri uhkeid ei ole, pigem niimoodi väikesed ja vaiksed ja natukene iga kuu või? No ega see 5. aastaaeg ei ole ju ka mingi nagu värskelt välja mõeldud teema, et seda on siin kohalikud elanikud nimetanud sellist ujutust aega ja nad selles kõnekäänus on iseenesest sees, et see võib kattuda kõigi siis 4 aastaajaga. Nii et see, et on mõned ujutused meil olnud siin augustis, kui on kõva vihmane paar nädalat näiteks või et sügiseti, et see on tavaline asi. No miks seal Soomaal siis niimoodi ujutab ja uputab? Noh, need põhjused on siin lühidalt võiks öelda see, et Sooma on nagu üks kauss, et sisse tuleb 5 jõge ja välja läheb 1 jõgi, et korraga ei mahu see vesi sellesse kaussi ära. Mida veel Soomaal vaadata, et kui tulla, kui seda 5. aastaaega ei ole, nagu ma praegu ju näen, et ei ole? Hetkel ei ole jah, täiesti tavaline kevad on, et siin võib-olla, et see kevad on natukene aeglasem, mis on ka omamoodi hea, et ta jätkub nagu pikemaks ajaks ja kõik need uued saabujad ja uued õitsjad, et need ei tule ühe nagu pauguga, vaid seda saab nautida, seda sellist loodustärkamist nagu pikemalt. Aga noh, et mis siin lisaks, eks ju, matkaradadele ja jõgedele, kus siis saab kanuuga sõita, et eks ongi kohalikke tootjaid, tehakse siin meil koha peal siidrit ja mahlasid ja noh, loomulikult kõik need majutuskohad ja kes pakuvad siin saunasid ja need on ka ootel, sest et ega iseenesest rühmade reisimist muidugi ju ei toimu, aga sellised väikesed seltskonnad, eks ju, pered, need on tegelikult käinud ka kogu selle eriolukorra ikkagi siin puhkamas. Te olete seal Soomaal selline väike siseturismi oaas.
No siseturismile ju panevadki väga paljud nüüd suurt lootust ja noh, eks ma ise ka usun ja seda nagu natuke märgid näitavad. Aga eks meil on ka käinud siin selle 2 kuu jooksul samuti nii soomlasi kui lätlasi, austraallasi, itaallasi, venelasi. Need siis, keda ma nagu nimetan või silmas pean, on pigem siis juba kodustatud Eestis elavad väljamaalased. Kas te peate seal Soomaal ka kuidagi mõtlema selle peale, et kui inimesed tulevad, siis oleksid need desinfitseerimisvahendid, seesama 2+2 piirang, suurel maa-alal looduses on seda muidugi võib-olla lihtsam teha, aga samal ajal, nagu me oleme näinud eriolukorras ikkagi sellistel rabalaudradadel 2+2, justkui ei ole kehtinud inimeste jaoks. No eks seda peavadki ju inimesed ise jälgima ja meie siin nagu kanuumatka korraldajatena loomulikult saame seda siis ka rõhutada ja kanuusse õnneks tavaliselt 2 kaupa ka minnakse. Ja eks meil on ka samamoodi on kaasas autodes need desinfitseerimise vahendid ja põhiline, ütleme, vahend on loomulikult UV-kiirgus, nii et need kõik meie mõlad ja siis kanuud on ju pidevalt välistingimustes. No praegu täna hommikul sul seal päike paistab igal juhul? Jah, üldiselt ei saagi kurta ju ilma üle, et on olnud selline suhteliselt päikseline kevad ja et nii ka nagu täna, et paistab, et kisub nagu päris kenaks ilm. Aivar, aitäh meiega sealt ühinemas sealt Soomaalt siis ja 24. mail siis tõesti Euroopa kaitsealade päeva tähistatakse ja Eestis neid ikkagi on. 20 kaitseala tasuks külastada ja seal on sellel puhul siis 24. mail just nimelt ka giididega ekskursioonid, nii et võimalus kindlasti targemaks saada. Ajalehti lugedes